Tere õhtust, kallis vaataja, on järjekordselt kätte jõudnud üks tore neljapäev, 28. oktoober. Kell on saanud 8 õhtul ja startinud ta ongi järjekordne Viimsi Viva virtuaalklubi saade Facebook Live'ina. Ning tänane saade on meil pühendatud Viimsi kaasava eelarve kajastamisele. Ehk siis mitmed tublid inimesed on esitanud oma ideid sellele, et mida võiks Viimsi vald veel luua juurde ja käesoleval aastal oleme rõõmuga tõdenud seda, et väga paljudele meie kaasvaldlastele läheb korda noorte aktiivne ajaveetmisvõimalus, sest et on esitatud päris palju erinevaid noortele suunatud spordi ja vaba aja veetmise võimalustega seotud projekte. Üks põnevaid projekte on aga kindlasti üks kellatorn, mis näitab ka reaalajas Viimsi elanike arvu ja mida soovitakse esitada või siis ehitada siia samma Viimsi aleviku keskele. Aga on ka teisi põnevaid projekte ja tänases saates me saamegi nendega natukene lähemalt tutvust teha. Härra Oliver Liidemann, tere tulemast meie saatesse ja räägime nüüd siis ka teie poolt välja pakutud ühe põnevast ideest, mis on siis esitatud ka kaasava eelarve konkursile, on läbinud ka esimese vooru. Tervist! Jah, kaasavas eelarves sai esitatud Viimsi Pump Track. Esimese vooru, nagu te ütlesite, on läbinud. Nüüd ootame siis edasi rahvahääletust. Räägime natukene võib-olla lähemalt Pump Trackist kui sellisest üldse. Et kindlasti meie saatevaatajate seas on inimesed, kes võib-olla kuulevad sellist sõna Pump Track oma elus esimest korda lausa. Jah, kindlasti eriti ütleks vanem generatsioon võib-olla. Et noorema generatsiooni hulgas on see, ma ütleks, viimase 2-3 aasta lemmikumaid meelispaika, kus skateparki ehk siis vana nimesse rulaparki teevad enamus inimesed, ka vanemad, kes käivad oma lastega, lapselastega, siis Pump Track on nüüd just nende asemele tulnud, kuna seal on rohkem, seal ei ole niimoodi, et sõidan kausis ära, ootan kausis ära, seal lihtsalt lased ringi ratast. Väga atraktiivne, väga füüsiliselt läbivõttev ja hästi äge, et Tallinnas on nüüd vaikselt hakanud tekkima. Eelmine aasta või selle aasta tegelikult just valmis ju Pirital. See oli ka kaasav eelarve raames, et selles suhtes ja Pirita oma on väga suures kasutuses. Ise olen käinud Toila oma vaatamas ja midagi käisin veel vaatasin, et need on, jah, selles suhtes lapsi on hästi palju peal, kõik sõidavad, hästi mõnus, et ise olen ka läbi proovinud, et mõnusalt kurnab. Kuhu see Viimsi Pump Track tulema peaks? Asukoha andis siis vallavalitsus, tuleb ta meil siis Aiandi tee ja Vikerkaare tee selle maaüksusele peale, mis on siis valla oma. Loomulikult oleks väga hea, kui ta oleks meil siin valla keskuses, valla südames, aga nagu me kõik siin teame, ega meil valla keskus südames ei ole Viimsi vallal kahjuks ühtegi maatükki enam praktiliselt järgid, kuhu selline rajatis ära mahuks. Kui palju see maksma läheks? Hinnapakkumine, mille siis pumptracks.ee esitas, on täpselt siis 49 999,99 euro. Ehk täpselt see, mis on 50 000. No kui me räägime sellest Pump Trackist, siis suvisel ajal saab seda kasutada siis nii rulluiskude kui ka tõukerataste ja võib-olla ka jalgratastega sõitmiseks, kui trikiratastest räägime. Seal saab ka kõigi jalgratastega. Kõigi see ongi kõige selles suhtes tõuksid, BMX-id, rulad ja need rulluisud ka need trikikad. Kõigiga mine ja sõida. See oleks siis nagu selline asfalteeritud rada, mis on nagu selline küngastest koosnud. Jah, puhas käsitöö, et kui ma Pirital seda vaatasin, kuidas nad ehitavad, maapind on sille, siis hakatakse kõigepealt liivast, ehitakse kõik valmis, siis kärudega veetakse asfalti kohal, ei ole mingit teerulli, kärudega pannakse, kõik kaldenurga on täpselt välja arvutatud, et siin ühes kohas, teises kohas siin natukene, ütleme 10 kilomeetri ilma tehti ka üks Pump Tracki rada ja arvas see üks tee ehita, et mis seal ikka ei ole, et teen paar küngast ja viskan asfalti peale, aga kaldenurgad läksid seal nii valesti, et kõik rattad jäid sinna kinni ja siis Pump Tracki poisid läksid ja lihtsalt sisulist parandasid kõik selle jama kokku, et see on ikkagi omaette teadus, omaette nurgad, omaette kaldenurgad, et kogu aeg see oleks sujuv sõit. No ma olen omal nahal proovinud ka Pump Tracki seda siis Viljandi linnase talvisel ajal, kus oli siis nii-öelda jääuiskude jaoks ta nagu jäässe valatud. Kas ka Viimsis oleks selline mõte olemas? Jah, talvel, kui on head miinuskraadid, võiks ta vabalt katta veega ära, külmub ära. Muidugi seal on üks oht on, et miks meil ju Eestis asfalt kogu aeg laguneb? Põhjus on väga lihtne, kui on mikropraud, vesi läheb sisse, külmutab ära, läheb soojaks, siis hakkab see paisutamise efekt, et see peab mõtlema muidugi selle peale, et okei, kui me hakkame talvel seda iga kord
külmutame, kui kaua see rada meil äkki pärast vastu peab. Ta lihtsalt võib paisutada selle lõpuks raja puruks. Kas sellega kaasnevad ka tulevikus mingisugused lisakulud? Hooldus, ma ei tea, turvasüsteemi võib-olla välja ehitama või siis mingi inimese palkamine, kes seal kohapeal hoiab korda nii-öelda? No Pirital ja Toila omas on niimoodi, et omavalitsus tuli oma poolt appi, et kogu raha läks siis pump tracki ja omavalitsus siis rajas juurde oleva tee, pluss pani ilusti atleedvalgustusi, et seal öösel kasutaks ka, kus öösel sõidetakse. Turvafirmad seal pole vaja, sest noored on selle ise ära regimenteerinud, ise sõidavad, ise panevad reeglid, kui keegi jääb raja peal seisma, kui ole hea, et ära seisa muidu. Sa jäid lihtsalt ette, mina sõidan sinule otsa, mina tulen jõuga, sina seisad, sina saad rohkem kahju. Selles reeglid panevad noored alati ise väga kiirelt paika. Kui kiiresti see projekt oleks teostatav, kui nüüd tuleb rahva poolt jah-sõna? Nagu Pampteaks ütles, kui nende poolt on jah, meie poolt valmis, loomulikult, kui nüüd novembri lõpus hääletus lõpeb, detsembris, jaanuaris saanud, Pirita oma alustati mais ja jaanipäevaks oli valmis. Ta läheb suhteliselt kiiresti, kõik oleneb ilmast. Ta on nagu, talvel asfalt ei saa ju leotada sellest. Saab küll kuum selle pressmeetod, aga seda ei ole mõtet. Selge. No igal juhul hoiame pöialt, et noored saaks, ja mitte ainult noored, miks mitte ka võib-olla vanemad inimesed, kellele meeldivad sellised vähe adrenaliini rohkemad spordialad, saaksid juba järgmise aasta suvistel kuudel hiljemalt sõita pumptrakil ringi. Jah, vanemad inimesed samamoodi, jah, rattaga saavad sõita, keha kogu aeg liigub üles-alla, selles suhtes füüsis tuleb väga hea. Aitäh! Aitäh! Aga jätkame saatega ja kaks väga tegusat daami on nüüd minu kõrvale siia maha potsatanud nii-öelda, ehk siis Signe Kõiv ja Mairi Saar ja tere tulemast saatesse ning alustame kohe nii-öelda härjal sarvist haarates. Et millise ideega olete teie siis kaasava eelarve konkursile tulnud? Tere kõigile ja aitäh kutse eest. Meil on idee tegelikult väga lihtne, nii nagu ka selle poolt hääletamine. Ideeks on siis tuua Viimsisse madalseikluspargid, olles ise aktiivne madalseiklusparkidel turnija, siis paljudes omavalitsustes on need juba olemas ja sealhulgas ongi siis rajatud just kaasava eelarve raames. Nüüd, et mitte eeldada, siis võtsin härjal sarvist ise ka ja küsisin Viimsilaste foorumis kogukonna arvamust. Ja seal tuli välja, et üle 400 inimese rõõmustaks selle üle, kui Viimsis oleksid madalseikluspargid. Niisiis me koos kogukonna aktiivsete liikmetega Mairi Saarega, Liia Ringoga ja Viimsi kooli esindaja Lea Kirotariga idee konkursile esitasime. Kui me räägime madalseiklusparkidest, siis võib-olla mõni inimene hetkel kohe ei vii nagu seda nimetust ja pilti kokku, et inimesed kindlasti teavad, mis asjad on seikluspargid. Meil Viimsi territooriumil on ka eelnevalt olnud seiklusparke. Mille poolest erineb siis madalseikluspark nendest parkidest, mis on nüüdseks paraku oma tegevuse vist lõpetanud? Ja, madalseikluspark tegelikult oma olemuselt on tasuta kasutuseks mõeldud seiklusrada, mis on nagu nimi ka ütleb, piisavalt madalal, et selle jaoks ei ole vaja eraldi instruktoreid, selle jaoks ei ole eraldi vaja julgestustrosse, ehk siis kõik, mis sul vaja on sinu jäsemed, sinu võhm ja sinu jõud, sinu lihastes. Ja see on väga tore ajaveetmisvõimalus tervele perele, sest ka täiskasvanud saavad sealt päris hea füüsilise koormuse. Olete te mõelnud ka juba, kuhu nad võiksid tulla? Ja algne idee oli tegelikult Viimsi mõisaparki, sest et seal on juba mänguväljak olemas ja meil Viimsi pesamunadele tegelikult neid turnimisvõimalusi on loodud, aga kooliealistele ja just ka täiskasvanutele tegelikult mitte. Ja mõisapargi puhul tuli siis välja, et seal võivad takistuseks saada looduskaitse, muinsuskaitse. Seega me otsisime siis üle Viimsi, kus oleks kõige parem, nii et kõige suurem osa siis elanikkonnast sellest kasu saaks. Ja leidsime, et Haabneeme Sanglepik võiks olla see koht, kus me ju veedame palju aega suvel rannas, aga tuua sinna siis eluga väljaspool rannahooaega ja anda siis vanematele võimalus võib-olla natuke rahulikumalt rannamõnusid nautida, kui lapsed samal ajal turnivad Sanglepikus. Ja teine park tuleks siis Viimsi kooliõuele,
kus täna on Viimsi valla suurim kool ligi 1300 õpilasega, aga neil ei ole õue vahetundide jaoks suurt tegevust. No tegemist on mitte ainult Viimsi valla kõige suurema kooliga, vaid Eestis number 2 vist kooliga õpilaste arvu poole pealt. Aga kas te olete ka mõelnud selle peale, et nüüd kui sinna kooli juurde tuleb see madalseikluspark, et kuidas seal siis saaks tagada turvalise laste tegevuse? Kas lastele selles mõttes, et nad alla ei kukuks ja haiget ei saaks või park terveks jääks. Kooli juurde tuleks, kuna koolil ju suured puud puuduvad, et see madalseikluspark on siis rajatud puudele või postidele, siis kooli juurde tuleb veidi väiksem 7 mänguga ja 1 laskumisega ala ja kool siis nägi, et kuni 4 võiks see olla tööpäeviti kooli kasutuses, seal saab kehalise kasvatuse tunde teha, lisaks õuevahetundide veetmisele ja peale seda siis oleks kogukonna teenistuses. Aga ma usun, et suuremat huvi hakkab ikkagi pakkuma Sanglepa park, sest et seal on 24 erinevat mängu ja see tuleb väga korralik ja väga pika laskumisega. Ja kui palju see kõik maksma võiks minna? 50 000, nii nagu eelarve ette näeb. Nagu ma olen aru saanud, siis te tegelikult olete samamoodi juba nagu nii mõnigi idee autor, mitte ainult siin nii-öelda mõttetasandil seda asja arutanud, vaid tegelikult on juba võetud ka ette mingid konkreetsed sammud. Et kuidas on nagu see protsess teil käinud praegu ja kui kaugel te olete nagu nende asjadega? Ja me tegime sarnaselt vallaga, kui idee peaks saama võidu, siis tegime ka sellise minihanke. Saatsime päringu siis 3 seikluspargi valmistajale ja saime siis väga aktiivse vastukaja 3 Park OÜ-lt, kes tegigi detailse hinnapakkumise mõlemale seiklusrajale ja lisaks siis küsisime kooskõlastusega Keskkonnaametilt Haabneeme Sanglepikusse tegemiseks, sest et seal on ka ikkagi kaitse all olevad puud ja oleme saanud siis ka hinnapakkumise koostajalt kinnituse, et see rada ei kahjusta puid. Nii et me oleme üpris ära viimistlenud selle idee. Nii et ka nendel inimestel, kes muretsevad võib-olla mõne puu nii-öelda eluea pärast või siis tervise pärast ei ole põhjust muretsemiseks? Ja, puid maha ei võeta, oksi maha ei võeta ja rada valmib siis keskkonna loodussõbralikult. Kui nüüd peaks teie idee võitma, siis kui kiiresti saaksid meie lapsed ja ka teised kogukonna liikmed hakata kasutama neid toredaid parke? Jah, Mairi. No tegelikult esimene samm on kindlasti uute pakkumiste võtmine, täpsemalt asja uurimine ja ehitusprotsess tegelikult pluss projekteerimine tegelikult enne ehitust. Ma arvan, et see võiks olla täitsa pool aastat. Selge. Ja eesmärk on ikkagi, et juba tuleval rannahooajal oleks võimalik ka turnida, aga kui kiiresti see sujub, oleneb kindlasti palju ka valla tegevusest ja hanke korraldamisest. Igal juhul aitäh teile saatesse tulemast, hoiame ka teie projektile pöialt ja võib-olla tõesti me saame juba siis järgmisel aastal ka need inimesed, kes võib-olla siiamaani pole Haabneeme rannas käinud niisama peesitamas, ikkagi oma sammud seada Haabneeme rannakanti kas või juba turnimise eesmärgil. Ideid, mis on laekunud meie Viimsi kaasava eelarve ideede konkursile, on päris mitmeid veel ja me kindlasti kajastame neid juba mõne aja pärast, sest et praegu teeme väikese pausi ja lähme naudime Viimsi artistide etteastet suurelt gaalakontserdilt, mis sai kokku pandud spetsiaalselt Tallinn Tallship Races nimelise suursündmuse jaoks ja mida siis kanti ette Sail Tallinn nimelisel festivalil. Nii kollane on kleit ja keet, taas foori tuli sama kollane, kui püstil jooksen järele. Ma näen, kui pilgud seiskuvad mu peal, kas kleit on see või hoopis miski muu. Ma teile näin nii ilus ja nii hea. On kiiva
mil jooksen järele. See buss, mis lahkus peatusest. Kelly Justani! Kerli Padar! Suured tänud! Viimsi valla kaasava eelarve konkursi raames on laekunud tegelikult ideid kõvasti rohkem kui neid külalisi, kes täna on meil siin külas käinud, sest et osad inimesed tõepoolest teatud põhjustel ei saanud saatest osa võtta ja siinkohal ei saa me neid ka mainimata jätta ja vaatame üle siis, millised ideed on veel meile laekunud, mille poolt on siis võimalik meie kaaskodanikel hääletada. Näiteks härra Martin Kadak on esitanud idee, et võiks teostada alevike üldkoosolekute või siis vanemate valimiste läbiviimise korraldamise. Ehk siis kirjeldus sellele projektile on lihtne. Valdav enamus alevike elanikest, see on siis umbes 9000 inimest, ilmselgelt ei oma ülevaadet Viimsi valla põhimääruses sätestatust. Ja olukorra normaliseerimine või õigemini siis selle saavutamiseks ongi idee korraldada kampaania. See tähendab, et koosolekutel või muudel avalikel üritustel ja ka Viimsi teates, Viimsi uudistes ja nii edasi väljaannetes saaks inimestel siis selgeks tehtud nende õigusi saada endale esindaja. Nii et soovitakse korraldada koosolekuid ja mis toimuksid siis Viimsi alevikus, vallamajas näiteks Haabneemes raamatukogus või siis muus võimalikus kohas ja samuti informeeritakse alevike korteriühistuid koosolekute toimimise ajakavast. Idee iseloomustavat materjali saame samuti toota, nagu on siin kirjas, ja lisada, kui seda nõuate. Ja idee maksumus või siis selle teostuse maksumus on 10 000 eurot. Kui olete nüüd mõne valla aleviku elanik või mõne aleviku elanik meie vallas, siis kui arvate, et see teid puudutab, siis saate selle idee poolt hääletada. Järjekordselt üks idee, mille autor täna meiega ühineda ei saanud, küll aga igati tänuväärt tähelepanek on sündinud Eret Aasnal. Nimelt tema on siis täheldanud, et meie mõisapargis Johan Laidoneri tee on valgustamata. Park on tema arvates ilusti korrastatud, on olemas kaskaadid, tiigid on puhastatud, aga tee, mis viib nüüd siis mõisahoonest kuni mälestusmärgini, mida me nimetame siis Laidoneri teeks, seal ei ole üldse valgustust ja tegelikult idee autor arvab, et ka muud valgustid võiks välja vahetada kaasaegsete LED-valgustite vastu. Nii et selle idee teostus eelarve 49 983 eurot ja tõepoolest need inimesed, kes armastavad Laidoneri pargis jalutamist, siis te olete nüüd oodatud hääletama selle idee poolt. Nüüd aga vaatame üle idee, mille on saatnud meile härra Alar Kuum, kes paraku tänases saates ise osaleda ei saanud. Nimelt Püünsi kooli uus arengukava näeb ette kooli ja lasteaia õueala reorganiseerimist ja õues õppimise võimaluste arendamist. Ja seoses sellega ongi ettepanek rajada koolihoovi väljaõppeklass, kus oleks võimalik läbi viia erinevaid ainetunde ja ka huviringe ja korraldada ka üritusi. Ja välisklassi või väliklassi rajamine on kasulik laste tervisele, muuhulgas aitab kaasa viiruse leviku tõkestamisel. Samuti mitmekesistab õpivõimalusi, leevendab Püünsi kooli ruumipuudust, laiendab võimalusi õpilaste oma aja sisustamisel vahetundides, toetab Püünsi kooli kui rahvatantsukooli arengut, pakkudes uut võimalust õues tantsimiseks, võimaldab kooli ja lasteaia lõpuaktusi või läbi viia vabas õhus. Samuti pakub uusi võimalusi ühistegevusteks kogukonnale ja loob võimaluse väiksemate kontserdite korraldamiseks Püünsis. Nii et selline igati tänuväärt ettevõtmine ja võimalik tehniline kirjeldus selle lõppeklassil oleks lihtne. Lihtne kiviparketiga katusalune koos pinkide ja stendidega, laiust circa 20 meetrit. Elektrivarustus olemas, täpsem lahendus selguks projekteerimise käigus. Ja eelarvesse on arvestatud selle projekti teostuseks 50 000 eurot. Nii et kui tunnete, et see idee kõnetab teid kõige enam, siis võite selle poolt hääletada. Viimsi valla kaasava eelarve ideede konkursile on laekunud ka härra Oleksi Kokošalt pärinev idee ja tema on tõenäoliselt mees, kes siis sõidab päris palju jalgrattaga ringi. Viimsis on head kergliiklusteed, nagu kirjutab meile idee autor. Rataste müük on viimasel ajal hüppeliselt kasvanud ja ka ratturite hulk tänavatel ja liikumisradadel on viimaste aastatega suurenenud. See kõik on väga tervitatav, aga rattaga liikumine on hea nii inimese tervisele kui ka meie keskkonnale juhul, kui ratas on töökorras ja aeg-ajalt ikka juhtub äpardusi ette ja tema idee ongi siis rajada Viimsisse
remondipunkti, kus siis ratturid saaksid oma jõududega kõrvaldada kas või esmased, kas siis rehvi purunemised või mõned muud analoogsed kahjustused, et siis juba võimalikult mugavalt ja turvaliselt ka rattatöökotta sõita. Ja selle idee maksumus on autori arvates umbes 6000 eurot. Nii et kui tunnete, et ratturite ja rattaga seonduv teid puudutab, siis võite valida ka seda ideed. Baby, if I told you that all is wrong and bad, I'll be just like the rest. And if I showed you the whole wide world and how it is all a big mess, with the angels falling and sirens calling and towns are crumbling and crushed, lights are fading out, colors green and it'll all turn to dust, but I'll stay here with you, my love. If you give a little love to me, put a bit of trust in me, I will build us a home where we sleep on a balcony, watch a bit of GOT, and we won't feel alone. Yes, I will build us a home. Baby, you'll turn to me, say that it's okay, we are not like the rest. All that matters is that you're here with me, this brings out all the best. See the angels flying and sirens idling, towns are built from the ash, lights are brightening, ties are tightening, we won't crumble or crash, and I'll stay with you, my love. If you give a little love to me, put a bit of trust in me, I will build us a home where we sleep on a balcony, watch a bit of GOT, and we won't feel alone. Yes, I will build us a home. If you give a little love to me, put a bit of trust in me, I will build us a home. That's a home. Won't feel alone. If you give a little love to me, put a bit of trust in me, I will build us a home where we sleep on a balcony, watch a bit of GOT, and we won't feel alone. Yes, I will build us a home. Yes, I will build us a home. Suur tänu! Tere taas vaatama Viimsi Viva virtuaalklubi järjekordset saadet, mis tänasel õhtul käsitleb neid põnevaid ideid ja ka projekte, mis on läbinud meie kaasava eelarve esimese vooru. Ning järjekordne külaline on siin ilusti minul vasakul käel istumas ja tegemist on siis härra Aivar Rooksooga ja teie olete välja käinud ka ühe väga-väga põneva idee. Võib-olla siis paari sõnaga tutvustate seda. Jaa, tere. Tervist. Tõsi, et Viimsi vallale kuulub üks kinnistu, millel on täiesti kasutuskõlbmatu tennisväljak. Ja seisnud on ta jõuda juba mitmeid aastaid ja siin ongi hea võimalus kaaskodanike ütleme, abi siis ära kasutades võib-olla on mõttekaaslasi teisigi ja võib-olla paljud teisedki tahaksid, et meil oleks üks sportimise või selline vaba aja veetmise koht täiendavalt olemas ja miks mitte? No täpsustame üle, et tegemist on siis Silva D23A asuva kinnistuga
mis asub siis paarisaja meetri kaugusel Randvere koolist. Kellele see tulevikus juhul, kui läheb läbi, siis renoveeritud tenniseväljak suunatud oleks? Ennekõike loomulikult, kuna ta asub kohe Randvere kooli vahetus läheduses 100 meetri kaugusel, siis kindlasti saaksid sellest ennekõike kasu Randvere kooli õpilased ja loomulikult ka kõik ülejäänud Viimsi valla elanikud, sest ta on ikkagi avalikus kasutuses Viimsi vallale kuuluv. No olete juba tegelikult vist mõnes mõttes nagu alustanud eeltööga ka selle väljaku suhtes, te olete vist võtnud ühendust juba ka väljakute nii-öelda siis ehitusega tegeleva ettevõttega. Et kui kallis see projekt või kui odav see projekt oleks? Jaa, tõsi. Et öeldakse, et üks pilt räägib rohkem kui 1000 sõna, et siis sellepärast ma näitan ka, et siin on see väljak, milline ta täna välja näeb. Hetkel olge ausad, päris kole. Päris kole. Ja tõesti aastaid ei ole seda kasutada saanud. Ma ise elan ka selle väljaku suhteliselt lähedal ja ma ei ole näinud seal kedagi mängimas. Ja milline ta välja nagu võiks näha, on siis ütleme selline, see pilt on nüüd väljakute, tuntud väljakute Raja ja Unikrassi poolt, et umbes selline ta võiks olla ja Unikrassi esindaja on ka kinnitanud, et tõesti Viimsi valla kaasava eelarve tingimustele vastavalt nende tingimustega ütleme, saaks järgmiseks aastaks, aasta pärast võiks see väljak valmis olla ja eks ta ütleme, jah, et tegelikult need ongi reeglina kallimad kui 50 000, aga selle 50 000 sisse on võimalik ära suruda. Ja sinna tuleb siis uus kate, uued võrgud, uus infrastruktuur, uus aed. Uus aed. Ja sisuliselt on tegemist ikkagi täiesti uue platsi rajamisega, sest siin ütleme, vaadates seda pilti, sellest ei ole nagu sellel väljakul vähe sellest, et ei saa tennist mängida, ütleme nii, et siin on isegi niisama kõndimine ju lausa eluohtlik. No täpselt. Aga kui nüüd see väljak peaks valmis saama, kas ainult Randvere küla elanikud või saavad ka teised vallaelanikud seda kasutada ja millistel tingimustel? No mina kujutan ette, et tingimusi siin määrab ikkagi vald kui selle kinnistu omanik, nii et minul on siin küll praegu raske öelda, et kes seda kasutama hakkavad või kes seda kasutada võiksid, et ennekõike on see küsimus vallale. Ja üks küsimus veel siia lõppu, et nüüd kui see väljak renoveeritakse selle summa eest, 50 000 eest, juhul kui rahvas hääletab selle poolt, siis millised on need, olete te nagu mõelnud ka, et millised võivad olla need tuleviku nii-öelda hoolduskulud ja kuidas neid kaetud saaks? Siin sellesama nimetatud tenniseväljakute rajajaga ka seda poolt saigi läbi räägitud, et üritada siis teha selline väljak, et need hoolduskulud oleksid võimalikult madalad. Nii et kindlasti seda tahaks arvestada, et Viimsi valla eelarvesse järgnevatel aastatel väga palju lisakulu ei võtaks. Kindlasti mingit kulu kindlasti, aga mis seal salata, et ka olemasoleva platsi korda tegemine ongi ju omaniku ülesanne. Seda ka. No igal juhul on väga hea meel näha seda, et inimesed on mitte ainult idee tasandil mõelnud selle asja peale, vaid tegelikult ka juba esimesi samme ette võetud. Nii et hoiame pöidlad ka teie projektile ja võib-olla tulevikus saame siin Silva tee 23a kinnistul ka natukene palli kõksida. Tahaks loota. Nii et hea Viimsi elanik, kui sina arvad ka, et võiksid toetada seda ideed just, siis anna oma hääl amortiseerunud tenniseväljaku renoveerimiseks Randveres. Veel üks idee, mis on laekunud meie Viimsi kaasava eelarve ideede konkursile, on tulnud Esta Järve poolt ja tema idee on rajada Viimsi poolsaare põhjapoolses osas elavatele lastele ja noortele koht populaarse rula- ja tõukeratta harrastusega tegelemiseks. Ehk siis lihtsalt öeldes soovitakse rajada Reinu teele skatepark. Probleem nimelt seisneb selles, et Viimsis asuv skatepark asub päris kaugel nendest, täpsemalt rääkides siis 9 kilomeetrit ühes suunas ja tihti peale tõukerattaga ei saa ka bussiga näiteks kohale tulla. Ja sellest tulenevalt soovitaksegi rajada sinna piirkonda skatepark, mis siis peaks hinnanguliselt 20% Viimsi valla elanikkondade laste ja noorte sellise ekstreemse spordiharrastuse isu ka nii-öelda ära täitma. Ja selle skatepargi ja rulapargi maksumuseks oleks samuti 50 000 eurot. Ja järjekordselt üks idee, mille autor kahjuks ei saanud tänasesse saatesse tulla ja nüüd me siis toome ta nii-öelda sõnumitooja vahendusel ka teie ette. Nimelt on tegemist siis ideega täiendada Pärnamäe külas asuvat Soosepa raba loodusrada informatiivsete õppematerjalidega.
ja esitajaks on Pärnamäe külaselts mittetulundusühing. Nimelt Soosepa loodusõpperaja rajamist alustati juba Pärnamäe külas 2014. aastal ja tänaseks on rada saanud märgistused mõned pingid raja äärde, purded ja ka sillad. Aga kaasava eelarveprojekti raames soovitakse täiendada Pärnamäe külas asuvat Soosepa raba loodusrada informatiivsete õppematerjalidega, nii raja äärde paigaldatavate teadete tahvlite kui ka digitaalse õppematerjaliga, mis sobiks kasutamiseks nii lasteaias kui ka koolide õppekavas. Projekti maksumus sisaldab nii materjalide ettevalmistamist, kokkupanemist, teadete tahvleid koos materjalidega ning Soosepa loodusõppe raja digitaalset õppematerjali. Täpsemalt rääkides on siis puidust infotahvleid koos raja tutvustuse infoga taimestiku, loomastiku ja muu olulise kohta kokku 6 tükki. Internetilehekülge õppematerjalidega Soosepa radast, kasutamiseks nii lasteaedadele, koolidele kui ka muidu loodushuvilistele. Puidust prügikaste raba sissepääsu juures väikese päikse lasteaia kõrvale 3 tükki ja samuti projekt oleks suureks abiks õpetajatele ja kogukonnale tundmaks loodusväärtusi. Nii et kui vähegi soovite Soosepa rabas ringi käia mitte niisama, vaid ikkagi olles informeeritud inimene, siis selle projekti maksumus on 9500 € ja selle poolt on teil võimalik samuti lisainformatsiooni leida Volise keskkonnas ja seal jagada ka hääli talle. Veel üks idee, mille autor täna meiega ühineda ei saanud, on Andrei poolt saadetud idee ja see on idee, kus siis käiakse välja mõte rajada uus lemmikpaik ehk siis park kaunite topiaaridega. Topiaaride abil saab elanikele luua uue kauni meelispaiga, kus veeta oma vaba aega. Topiaaride taustal saavad inimesed teha põnevaid pilte, mida laadida üles oma sotsiaalkontodel ja see annab meile ka täiendava võimaluse reklaamiks. Ehk siis me räägime ikkagi Viimsi vallast. Elanikud saavad uue ajaveetmiskoha, pargi ja linn või siis vald saab hea reklaamivõimaluse sotsiaalmeedias läbi inimeste postituste. Topiaare võiks kasutada rannaala või parkide täiendavate elementidena. Ideest teostuseni läheb kuni 3 kuud ja maksumus on 15 000 €. Lisainformatsiooni selle projekti idee kohta leiate samuti Volises. Paneme plaksu käima. I'm going back in time when I was alright. I heard the sound, you calling my name, calling my name. The morning sun in your eyes, it was alright. You made me smile, and now it's okay. I'm still thinking about you. Baby, everything has changed. We're still staying the same with you. Only everyone will change, but we're still staying the same. Remember summer night in City of Lights, you brought me here on beautiful day, beautiful day. Remember summer night, City of Lights, you brought me here. It was okay, so far away. I'm still thinking about you. Baby, everything has changed. We're still staying the same with you. Only everyone will change, but we're still staying the same with you. Thinking about you, baby, everything has changed. We're still staying the same with you. Only everyone will change, but
whistling staying the same with you. Every day I find myself with you. Every day I find myself with you. Suur aitäh! Viimsi Viva virtuaalklubi on meil täies hoos, kui ütleks klassikud selle kohta ja tänases saates me kajastame siis kaasava eelarve nii-öelda ideid, mis on läbinud esimese vooru ja mul on järjekordselt üks väga vahva külaline siin kõrvale tulnud ja härra Mati Raal on välja käinud ühe väga põneva ideega. Rääkige natukene täpsemalt, mis asja te tahate siia Viimsi valda püstitada? No võib-olla ma räägin kõigepealt, kus see idee üldse nagu alguse sai. Nimelt on see, et ma olen ikka harjunud, et päevas mõni tundki ma nii-öelda raputan ennast telefonist lahti ja siis ma mäletan, et ühe korra me siis abikaasaga astusime mööda Laidaneri parki, et lähme alla Viimsi kinno ja muidugi loomulikult telefon lahti raputu, telefon kodus, käekella ma ka ei kanna ammu enam. Õnnelik inimene. Ja lähme siis sinna, aga siis hakkas nagu süda kripeldama, pagan, et aga äkki hakkab kino juba peale, et ei tea, mis see kell juba on ja vaatan siia pole, vaatan vasakule paremale, kuskil midagi kella ei paista. Ikka hämar ka juba mõtlen, et imelik küsida, aga nüüd mõni vastu tuleb, et mis kell on. Et eriti kuskil pargis, niimoodi hämaras pargis. Ja siis ma siis tekkis niisugune mõte, et pagan küll võiks ju kuskil see kell ju olla, et vaataks kella, oleks hea rahulik jalutada kino poole ja nii ongi. Ja siis see teine idee, et ta ikkagi näitaks nagu ikkagi seda temperatuuri on ka see, et vaata ilmselt istud kinos, soojas saalis, mõnus olla, tuled välja, järsku tunned, nii külm on. Ja siis mõtled huvitav, milles see siis on, et kas sellest, et ma olen nüüd soojas saalis istunud või on vahepeal ilm muutunud. Ja lisaks sellele on veel ju välja käidud mõte panna sinna ka reaalajas Viimsi elanike arvu? Jah, tähendab, see on ka üks niisugune asi, mida hea küll, kell, ütleme, kell ja niisugune ilma temperatuuri näita, see on üsna nagu tavaline, et seda nagu on ikka siin ja seal näha olnud. Aga mis on, tähendab, idee on ka see, et ma tahan tingimata, et nad oleksid eraldi ja see kell oleks, see sihverplaat oleks klassikaline, ümargune nende ikkagi seieritega, sellepärast, et ma vaatan, et igal pool on läinud juba selliseks, et äkki läheb mööda veel 10 aastat ja äkki inimesed ei tunnegi enam kella, tähendab sellist tavalist kella, et kõik on harjunud vaatama kas elektroonilist kella või numbrilist. Ja teine asi, mis on, et nad kindlasti peaksid olema eraldi, sest et nii palju, kui ma olen kuskil olnud, sõitnud mööda, mis iganes, tahad teada, mis kell on ja pagan sellel hetkel, ta näitab täpselt just seda hoopis tükis seda nii-öelda temperatuuri või vastupidi. Et nad ikka peaksid olema eraldi nähtavad. Ja muidugi ma arvan, et tänapäeval ei ole see ka enam, tehniliselt ka võimatu see, et see peaks olema visuaalselt hästi nagu haaratav, et näiteks see sama temperatuur võiks olla niimoodi, et kui ta on nullis, siis on ta hele tabloo, mida külmemaks ta läheb, seda sinisemaks ta läheb, mida soojemaks läheb ilm, seda punasemaks läheb see tabloo peal, see number, mis tähendab ju tegelikult seda, et sa visuaalselt viskad pilgu peale, ega sa võib-olla ei pruugi täpselt teada, kas ta on nüüd +3 või -10, aga sa viskad pilgu peale, saad aru, punane järelikult on juba soojakraadid, sinine ilmselt on külmakraadid. Kuhu te arvate, see kellatorn võiks tulla? Seda kohta nüüd tegelikult mina oma nagu silmis, kui ma tulingi sealt läbi Laidaneri pargi, et siis ta oleks seal nagu selles, kus need 3D või 4D kõik kokku saavad, aga tegelikult see ei ole nagu hästi võimalik, sellepärast, et see hakkab ikkagi segama seda liiklust ja ühesõnaga tõmbab autojuhtid tähelepanu kõrvale ja seal võib siis tekkida sellega seoses, et keegi jääb suu lahti vaatama, võib tekkida liiklusohtlikud olukorrad. Nii et ma arvan, et selle osas, kus ta nüüd täpselt tuleb, selles osas tuleb nüüd veel ilmselt natuke mõelda ja vaadata siin, mis valla valitsejad arvavad, eks nemad teavad kõige paremini ka neid seaduseid ja kuidas need asjad on. Aga kui nüüd tuleme korraks tagasi, et jah, see elanike arv, et see võiks olla küll kirjas, sellepärast, et ausalt öelda, kui minna tänavale küsida nüüd niimoodi kohe esimesed vastu tuli, et palju elanikke Viimsis on, ma arvan, et ilmselt enamikus jääb vastuse võlgu, sellepärast, et keegi teagi, seoses nüüd küll valimistega oli küll nüüd kuskil libisest läbi siin, et mingi 21 000, mis tähendab seda, et rohkem kui Rakvere linnas, nii üllatav kui see ka ei ole.
aga samas oli, mis väga põnev, mulle tundus, et kellelgi oli kusagil juba ka seal valimisplakati peal niimoodi, et et stopp Viimsi elanikkonnale või umbes niimoodi, et kõik paneme lukku, kes kommipoes, see kommipoes ja kes on kusagil klaasi tagant vaatab sealt ja ongi kõik. Aga ma kujutan ette, et kui nüüd järgmised kohalikud valimised tuled, siis ma usun, et ka mõni erakond või mis iganes tuleb nüüd välja ka sellega, et näiteks, et 25 000 ei mitte ühtegi rohkemat Viimsi. Vaata, siis oleks väga hea kontrollida ka, et kuidas siis need lubadused ka peavad. Ja siin on sama teema, et kui on ikkagi juurdekasv, on tabloo rohelise numbriga, kui on neutraalne, on valge, aga kui juhtub, et jääb näiteks Viimsis rahvast vähemaks, siis läheb tabloo punaseks. Väga lihtne vaadata, ahaa, näed, täna on punane, ohoo, et nüüd on keegi kas ära läinud või midagi on juhtunud. Või kui läheb roheliseks, siis mõtled, oi, muudku tulevad see minu õue peale kaklema. et selles mõttes see oleks nagu niisugune idee, nagu need 3 niisugust funktsiooni võiks sellel kellal olla. Aga selge on ka see, et see kell iseenesest võiks olla ka siis nii-öelda Viimsi keskuse maamärk. Ka niisugune maamärk, kus ka siis inimesed meelsasti tahavad ennast pildistada, sest ma vaatan, et seal Viimsi spaas on alatihti seal ka turiste ja ju nad siis pildistaksid seal ilmselt hea meelega. Ja teine asi see ka, et kõige lõpuks on ka see, et kusagil peab see koht olema, kus nii-öelda armunud ka kokku saavad, et nii nagu umbes ülikooli suur kell, millest on lausa laul tehtud. Et vot midagi selline on see mõte. Aga ja siis muidugi, et ka kogukonda maksimaalselt haarata, on siis see, et kuulutada ikkagi välja ideekonkurss, kus siis kõik võivad osaleda, kõik iganes, kes nad siis on. Aga muidugi ma arvan, et see on ikkagi ideekonkurss, et see tähendab seda, et ilmselt ikkagi pärast keegi ikkagi professionaal, arhitekt peab ikkagi selle valama siis nii-öelda nagu professionaalsesse raami, sellepärast, et seal tuleb ju arvestada kohta, tuleb arvestada proportsioone ja nii edasi, aga ütleme, et see ideekavant võiks ju tulla ju iganes kust, koolides kuulutada välja, kus iganes, et see võiks päris põnev olla, mida sealt siis nagu tuleb. Palju see maksma läheks? Piirind on ette löödud 50 000, ma ei kujuta ette tänapäeval, kuidas need asjad on, aga ma arvan, et need tehnilised lahendused ilmselt tänapäeva arvestades kõike seda digitaalset elu, siis ma arvan, see ei tohiks olla kallis, aga ütleme, et ka muuta neid andmeid seal ja ma arvan, et see ei tohiks midagi olla erilist. Muidugi, mis tähendab ka seda, et ega ta nüüd teab, mis niisugune uhke nüüd 8. maailma ime olla ei saa, et ilmselt lihtsalt ei ole selleks ka raha nii palju ja kas ta peab siin täpselt selline olema, aga huvitav oleks ikkagi, minul oleks küll huvitav näha, et näis, mis ideed tuleksid. Igal juhul aitäh teile selle eest, et teil sellised toredad ideed tulevad pähe, kui te jalutamas käite, kinos käite. Ja sisimas tahaks loota, et olgu see kell siis tulevikus kas roheline või punane, peaasi, et ta mustaks ei läheks. Igal juhul hoiame pöialt ka sellele ideele. Viimsi Viva virtuaalklubi läheb edasi ja meil on järjekordselt üks väga omapärane huvitav kaasava eelarve projekt, mida me kohe ka natukene lähemalt käsitleme. Härra Mati Märtson, tere õhtust. Tere. Nii, aga räägime siis kohe, asume asja juurde. Mis on teie projekt ja miks te just seda projekti tahate nii-öelda siis rahvale tutvustada? Projekt on alles ideefaasis, täielikust ideefaasis. Aga teema on selles, et meil oli selline kõva sportlane nagu Valter Külvet ja Valter Külvet tegi siin samas, kus me praegu istume, siin all oli staadion ja siin ta tegi maailmarekordi ja see on nüüd U18 10-võistluse maailmarekord, mis püsib siiamaani ehk 40 aastat. Staadion on hävinud, aga rekord on ikka üleval. Ja kuna Valter Külveti saates oli väga kurb, et ta siis tapeti röövlite poolt, eks. Ja tema see andekus ja kõik need potentsiaalid, need jäid välja elamata, saavutused saavutamata, see sõltus palju sellest meie korrast, ehk me olime Nõukogude Liidus veel, ta ei pääsenud igale poole võistlustele, kuhu oleks võinud pääseda ja see, et ta on nii tuntud ja tugev mees ja hakkab unustusse jääma, eks, et see oleks noortele eeskujuks ja Viimsi vallas siin just see staadioni hävimisega seoses mul see mõte tuligi, et midagigi oleksid Viimsis. Ja selle projekti maksumus on siis teie arvutuste järgi 20 000 eurot? Ma panin täiesti uupi,
aga see võib olla ka 0 eurot, eks, et kui mõni teeb heas tahtes selle asja ära ja võib ka väga kalliks minna, et siis tuleb korjandus teha, et see kõik sõltub ju sellest, et kui heaks ideeks seda peetakse ja kas asjast üldse asja saab. Aga olete te juba mõelnud ka tuleviku mõttes selles mõttes, et kui ikkagi läheb teie idee läbi, et kus kohast siis ja mis materjalist ja millisel kujul see skulptuur tulema peaks ja kuhu täpsemalt te tahaksite teda paigaldada, kuna siin on tegelikult vist ju eramaa, on ju? Siin on eramaa, jah. No põhimõtteliselt on niimoodi, et minu mõte oli see, et kui majja sisse teha, et siis siin on ju raamatukogu ja muud niisugused kultuurikants tegelikult ja et meelde tuletada igale raamatukogu külastajale, et selle koha peal kunagi oli staadion ja tehti ainuke maailma rekord, mis eestlaste poolt on tehtud siin Viimsi staadionil ja see püsib siiamaani. Teine võimalus oleks muidugi eramaale, sinna, kus veel staadioni riismed on, et sinna teha, aga siis peab juba tegema planeeringu ja nii edasi. No, usume, et kui teie projekt läheb välja valitud hulka ja projektil läheb hästi, siis tõepoolest võib-olla ikkagi siin Viimsi raamatukogus oleks õige koht. Võib-olla küll, jah. Või siis kas või siin foajees, et on ju öeldud, et 1% igast ehitisest peaks minema kultuuri alla. Siin majas on see ju siiamaani tegemata. On teil juba ka mingi tegevuskava paika pandud, et kuidas nüüd edasi minna juhul, kui läheb hästi? No siis tuleks ideede konkurss kõigepealt. Ja muidugi valla abi on väga palju vaja, et üldse et see idee liikuma hakkaks. Et ega üks inimene ei tee midagi, siin tuleb ikka mõelda päris tõsiselt seda asja. No hoiame teile pöialt. Aitäh. Aitäh teile tulemast. Nii, aga meie järgmine külaline on nüüd minu kõrval ilusti maha istunud. Tegemist on siis härra Alo Tammega ja te olete ka üks nendest inimestest, kelle idee läbis esimese vooru meie kaasava eelarve konkursil ja nüüd räägimegi sellest natukene täpsemalt. Millega te päevavalgele tulite? Meie ideeks on Tammneeme külas sellise väikse sadama taastamine, millest saaksime siis kasu kõik viimsilased, et saaksime oma merd kasutada. Kas Tammneemes hetkel siis ei ole üldse sadamat või on mingisugune sadam, mis ei vasta nõuetele? Praegu seal sellist tänapäeva mõistes sadamat ikkagi ei ole, et seal on olnud sadam siis, kui Kiiravi kalurikolhoos oli veel loomata, olid artellide aeg, aga tänapäeval seisavad inimestel paadid kõrgjatesse. Kui palju meil reaalselt on ikkagi neid inimesi, kellel on paat olemas, aga kes ei saa seda korralikult vette lasta? Meie külas on neid muidugi võib-olla keskmisest rohkem, aga siin uuringud näitavad statistika, et Viimsi inimeste hulgas on see arv ka keskmisest kõrgem ja Eestis üldiselt, et kui on juba kodu ja auto olemas, eks siis järgmine suund on ikka paadi suunas. No, 19. aastal oli meie vallaelanike omanduses 871 jahti ja mootorpaati. Kuidas see number on hetkel muutunud? On ta kasvanud? On ta vähemaks läinud? See number kasvab pidevalt ja usun, et ta on tänaseks juba ikkagi üle 1000. Kui tuleme nüüd tagasi selle Tammneeme sadama süvendamise juurde, juhul kui nüüd peaks õnnestuma teil see konkurss võita ja see summa, milleks on siis 50 000 eurot saada, siis mis selle summa eest on nii-öelda teostatav? Selle summaga saaksime kindlasti alustada sadama süvendamist, mis on esimene eeldus, et saada puhastada merd kividest ja saada varjulisemasse kohta oma alusega. Ja üks asi on võib-olla mootorpaadid, aga teine on kindlasti, mis tänapäeval on väga populaarsed supilauad ja kajakid ja lastesportpurjekad ja kõik sellised asjad. Kas teil on ka tuleviku mõttes seoses selle sadamaga veel mingisuguseid plaane, näiteks miks mitte võtta nagu osa sellest väikesadamate programmist ja luua sinna tulevikus võib-olla mingit lisaatraktsioone ja sellega meelitada ka inimesi väljaspool Viimsit külastama meid? Jaa, muidugi, miks mitte, kui selline ilus aeg saabub, aga tänapäeval on seal juba olemas
seal kõrval plats, kus küla teeb jaanituld, kuhu on alati kõik oodatud ja ka laste mänguväljak ja sinna viib asfalteeritud tee, seal on tänavavalgustus viib sinna. Nii et selles suhtes on see koht täiesti küla keskel ja kõigile juba täna kasutatav. Lihtsalt paati ei saa sinna võib-olla praegu panna. No hoiame pöialt ka teie projektile ja juhul, kui rahvas valib selle projekti võiduvääriliseks, siis võib-olla tõesti juba siin lähitulevikus, kui lähitulevikus me saaksime siis seda sadamett kasutada. Oskate prognoosida? No, eks paar aastat peab ikka arvestama peale rahade kokkuleppimist ka ehitamiseks, et ma arvan paari aasta pärast. Noh, see on ju üks silmapilt ja ongi kõik. Just. Aitäh saatesse tulemast. Aitäh. Your feet, stay near, tenermi vicino così, abbracciami cerca, trusciti меня близко, так близко, кем нас hold me close, so close. Lose your fear, come here. Tenermi vicino così, abbracciami cerca. Держите меня близко. Так близко, кем нула я жила, своя сам, кела сошла, салямо. Hold me close, so close. Lose your fear, come here. Hold me close, so close. Lose your fear, come here. Tenermi vicino così, abbracciami cerca, держите меня, так близко. Suur tänu. Viimsi kaasava eelarve projekte, mis on läbinud esimese vooru kajastav Viva virtuaalklubi saade, on jõudnud järjekordse külalise juurde. Mul on hea meel tervitada enda kõrval härra Priit Robas. Tervist! Tervist! Räägime siis, millise toreda ideega olete teie koos oma meeskonnaga, ma võin vist öelda küll niimoodi, välja tulnud? Ja, pigem on see ikkagi meeskonnatöö ja see idee siis seisneb selles, et tegelikult on plaan pikendada Tädu terviserada. Et see on ju kõigile kasutamiseks ja mida pikem ta on, seda huvitavam ta on. Ja kuhu me teda pikendama hakkame? Praegusel hetkel on meil plaan siis teha üks väga selge pikendus Randvere küla poole, et kõik Randvere küla elanikud ja ka põhilises eesmärgis ikkagi Randvere kool saaksid parema väljundi sellele rajale.
Millises seisus praegu on selline tervislik liikumine ja üleüldse noorte sportimise võimalused Randveres? No ütleme niimoodi, et meil erinevalt võib-olla teistest küladest on väga hästi. Meil on 2 spordiväljakut, meil on võimla, varsti tuleb meil ujula, meil on Tädu terviserada, me peame seda enda omaks, kuigi see ei ole päris meie küla piirides. Et meil on tegelikult kõik väga hästi ja tundub, et võib minna veel paremaks. Kui palju see Tädu raja pikendus Randvere koolini maksma läheks? Praegu on eelarvestatud sükene ümmargune 20 000, tegelikult on natuke täpsem ja alla 20 000, aga ütleme, et niisugune 20 000 see aitaks meid vedast välja ja me saaksime tegelikult raja pikendus ära teha. Ja selle raha eest saaksite te teha mida? Me saaksime teha seda, et see rada saaks lõpuni valgustatud, et me saaksime ka pimedal ajal seda rada kasutada, pluss me saaksime siis purukattega tee, mis oleks siis kõikidel aastaaegadel tegelikult kasutatav. Nii et suvisel ajal saab joosta, talvisel ajal saab suusatada? Täpselt nii, see ongi see hea plaan veel. Aga kuidas selle raja hooldamisega lood on? Tüüpiliselt sellised rajahooldused on ikkagi planeeritud niimoodi, et need lähevad ju üldkasutatavatesse objektidesse kirja ja Viimsi vald võtab selle enda hoole alla. Kui pikk see pikendus tuleks? Tänasel päeval on see 700 meetrit, aga tegelikult meil 200 oleks vaja ainult valgustada. See on siis üks väike lõik läbi metsa, mis täna on küll rajana, jalgrajana olemas, aga kui teda valgustada, siis ta leiab rohkem kasutust. Olete te teinud ka mingit analüüsi, et kui palju praegu inimesed tunnevad puudust just nimelt sellest valgustatud rajast ja kui palju see võib-olla tõstaks selle küla atraktiivsust veelgi? No ütleme niimoodi, et kui see asi hääletusel läheb, siis ma arvan, et võit on meie. On jah. Väga hea. Kas te olete mõelnud ka kuskile mujale külla nii-öelda vanemaks tulla ja arendada ka muudes külades sellised terviseradasid? Ei, ütleme niimoodi, et Randvere on minu koduküla ja ma arvan, et kusagile mujale ma elama kindlasti ei lähe. No mis me muud oskame öelda, kui et hoiame ka teile pöialt. Meil on küsin võib-olla veel sellise küsimuse, et mis te arvate, kui lihtne on teie projektil võistelda teiste projektidega, olete tänast kurssi üldse viinud, kes teil nii-öelda vastas on? Jaa, meil on vastaseid on kindlasti, siin on suuri projekte ja kõiki puudutavaid, aga ma arvan, et terviserada puudutab ka tegelikult kõiki viimsilasi, et Tädurada on väga hea kasutuse ja omaksvõttu leidnud, et ma arvan, et me saame ka väga hea toetuse. Et ta on realistlik projekt selles lahenduses. Jah, kui meil on ikkagi eelarve suuruseks 50 000 eurot, et kui nüüd keegi teine veel peaks juurde tulema, näiteks kui teie saate, kui teie eelarve on 20, aga tuleb mõni teine projekt 40 000, kas te olete valmis ka kompromissiks? Ja loomulikult, eks me oleme arvestanud, et ise peame ka pingutama ja eks vaatame, mis tulemused tulevad ja see on, küsimus on ajas, millal see asi teostatud saab, et kas nüüd selles lahenduses või mõnes muus lahenduses vajadus on olemas, koolil on vajadus, külal on vajadus ja ma arvan, et kõik tervisespordisõbrad on ka väga huvitatud, et see rada oleks pikem, et ma arvan, et see asi saab tehtud nii või naa, aga loodame, et meie idee on nii hea, et ta leiab ka siin praegu hääletusel esimese koha väärilise tunnustuse. No hoiame pöialt ka teie ideele ja loodetavasti varsti saame kõik juba mööda moodsat terviserada jalutada, miks mitte võib-olla ujumistundi uude Randvere ujulasse. Olete oodatud Randveresse ja Tädu terviserajale, tulge läbi. Jätkame saatega ja kui arvate, et minu kõrval istub Steve Jobs, siis te tegelikult eksite. Tegemist on täiesti meie enda Viimsi mehega, Risto Nigoliga. Risto, räägime nüüd, millise ideega olete teie päevavalgele tulnud ja millised plaanid seoses sellega on, mis puudutavad siis kaasavat eelarvet? Aitäh kutsumast, väga hea meel on tutvustada siin meie siis mõtet, ideed ja selleks on siis rajada Viimsisse talisupluskeskus, et viimsilastel oleks täiesti enda kaasaegne Eesti mõistes talisupluskeskus, kus nad saaksid siis tegeleda talisupplusega. Et nii alustavad siis talisuplejad kui ka talisuplejad, kes on siis juba võib-olla mitmeid aastaid juba sellega tegelenud. Küsingi kohe, et kui palju meil hetkeseisuga on siin viimsilaste seas neid inimesi, kes harrastavad talvel suplemist ja kuidas te olete praegu seda nii-öelda harrastust saanud siis teha? Kas te olete pidanud talisupplemiseks kvaliteetses mõttes sõitma kuskile kaugele või on võimalik ka siin kuidagi moodi hakkama saada? Aus vastus on see, et me tegelikult ei tea, kui palju inimesi Viimsi vallas tegelevad talisupplusega ja me ei tea ka seda, kui palju inimesi tahaksid tegeleda supplusega. Et me näeme seda tegelikult teiste toimivate talisuppluskeskuste näitel, et kui populaarseks see on muutunud, aga me teame seda, et näiteks Pirita siis taliujumiskeskust kasutavad päris mitmed viimsilased. Ei oska konkreetset numbrit öelda, aga me oleme saanud tagasisidet.
ja teine asi on see, et noh, näiteks ka on olemas selline grupp nagu Kalaranna talisuplejad, et me näeme ka, et see on nüüd lähiaastatega tõusnud, selle liikmete arv on nagu märkimisväärselt ikka mitmesadades ja seal on juba üle 1000 need inimesed. Et praegu on olukord selline, et viimsilased käivad näiteks Pirital. Me teame seda sellepärast, et seal on need võimalused neile loodud, kus nad saavad siis riideid vahetada, seal on ka sauna võimalus, et nad kasutavad seda hea meelega. Ja me teame seda, et siin Viimsis kasutatakse, ka rannas käiakse siin talvel, aga oleme saanud tagasisidet, et need tingimused ei ole nagu head, et inimesed ei saa riideid vahetada näiteks, mis on väga oluline talisupluse puhul. Jah. No seda, et talisupplemine on plahvatuslikult populaarsust kogunud siin nii Tallinnas kui ka mujal ja kindlasti ka Viimsis, sellest me mööda vaadata ei saa. Aga kui juba ennist ütlesite, et tahaksid võimaldada Viimsi inimestel kvaliteetselt talisupplemist teha, et mida see nagu tähendab? Et kvaliteedi all me oleme ka mõelnud, et viimsilastel oleksid head tingimused ja me sooviksime, et seal oleks siis moodulmaja, kus nad saaksid vahetada riideid ja soovi korral saaksid ka saunas käia. Ja me oleme mõelnud, et sellel moodulmajal on siis selline koodiga lukusüsteem, mis tagab sellist turvalisust ja mida siis viimsilased saaksid kasutada, et saavad koodi ja lähevad sinna moodulmajja. Ja väljaspool seda maja kindlasti on oluline, et oleksid siis sellised käsipuud, kus inimesed saavad kinni võtta ja ka siis näiteks kunstmuruvaip, et ei oleks libe. Ja tuleks see keskus? Me oleme mõelnud, et selleks sobiks praegu väga hästi Lepneeme sadamaala. No teistes talisuppluskeskustes, mis on meil siin lähiümbruses, Pirita, Vanasadam, Noblessner, on korraldatud tegelikult ka kõrgetasemelisi rahvusvahelisi võistlusi. Kas on tulevikuplaanid seoses Viimsi talisuppluskeskusega analoogsed? Ma arvan, et unistada võib ja see võiks olla väga, väga hea nagu selline ka väljund. Esialgu me soovime, et see oleks selline koht, kuhu siis viimsilased ikkagi saaksid tulla nii-öelda alustama selle talisupplusega ja ka harrastajad saaksid jätkata sellega ja et see oleks selline kogukonda ühendav. Et me praegu võistluste peale nii ei mõtle, aga kindlasti võime kuidagi teha koostööd näiteks Piritaga või kellegi teisega. Mis on selle projekti eelarve? Eelarveks oleme siis kalkuleerinud circa 32 000 eurot. No hoiame pöidlad pihus ja loodetavasti rahvas võtab hea meelega teie idee vastu ja mine sa tea, võib-olla siis juba siin lähitulevikus saame käia oma vaimu ja tervist turgutamas mitte kaugel Tallinnas, vaid ikkagi juba siin samas Lepneeme sadama territooriumil asuvas Viimsi talisuppluskeskuses. Veel üks idee, mille on saatnud meile härra Martin Kadak, on nimelt rajada Viimsi aleviku jõulinnak. Viimsi alevik on ligi 3000 elanikuga kogukond ja täna on puudu lastel ja eakatel vabas õhus võimalus teha tervist virgestavaid sooritusi. Selle probleemi lahendamiseks ongi rakendada ellu idee rajada aleviku keskele veehoidla piirkonda jõulinnak, analoogne Haabnemega, aga õnneks ei pea ta või siis kahjuks ei pea ta olema sama suur, sest et elanikke on ju ka vähem kui Haabnemes. Kuid sellegi poolest idee realiseerimisega saavutatakse laste, eakate, igapäevane tervise nimel kehaliste harjutuste, venituste sooritamine ja nii edasi. Kaasava eelarve tulemusel ellu viidav idee pakub Viimsi aleviku kogukonnale avalikku hüve ja avalikkusele suunatust. Idee elluviimise maksumus ei ületa 50 000 eurot, no tegelikult on siin juba toodud ka maksumus 20 000 eurot ja idee teostamisel ei teki ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele. Laste eakate tervise eest hoolitsemine ei pea mitte edasi lükkama. Ning maksumus võetakse analoogist Haabneme jõulinnaku rajamise puhul siis nii-öelda pool maksumust. Arvestataksegi, et tehakse siis 2 korda väiksem. Nii et lisainfot leiame kindlasti Volisest ja kui soovite Viimsi aleviku territooriumil jõulinnakut kasutada, siis kindlasti peaks teile see idee sobima.
Härra Martin Kadak on esitanud veel ühe Viimsi aleviku puudutava idee, täpsemalt rääkides siis Viimsi aleviku tenniseseina rajamise. Nagu eelnevas projektiski ka siin on kirjas, et endiselt elab Viimsi alevikus 3000 inimest ja nendel inimestel hetkel on siis tenniseharrastuse kasutamiseks võimalus külastada tasulisi tenniseväljakuid. Aga selle ideega oleks siis olemas koht, kus igal vabal hetkel saab minna värskes õhus iseseisvalt tennist harrastada. Idee realiseerimisega saavutatakse laste, eakate igapäevane tervise nimel kehaliste liikumiste koordinatsiooni taastamine, parandamine, huvi ükskord ka mänguväljakul oskusi proovile panna. Samuti kaasava eelarve tulemusel elluviidav idee pakub Viimsi aleviku kogukonnale avalikku hüve ja avalikkusele suunatud on. Idee teostamisel ei teki ebamõistlikke kulusid vallale järgnevatele aastatel ja idee on realiseeritav juba järgmise aasta jaanipäevaks. Nii et kui toetate seda ideed, siis hääletage selle poolt ja eeldatav maksumus võetakse analoogist Püünsi külla tenniseseina rajamise puhul. Ehk siis 2 korda sama suur eelarve, 15 000 eurot. Järjekordne idee, mille autor kahjuks täna meiega siin ühineda ei saanud, küll aga see idee on läbinud meie kaasava eelarve konkurssi esimese vooru ja osaleb lõpphääletusel, on nimelt idee korraldada arhitektuurikonkurss võimalikule uuele ooperimajale Miiduranna sadamas. See oleks Euroopas ainulaadne ooperimaja koos oma jahisadamaga ja tänu oma sadamale oleks see uus ooperimaja korraga nii Tallinnale kui ka Helsingile. Ja siinkohal täpsustuseks ka, et paluks mitte segi ajada siis seda meie Artiumi keskusega, vaid tõepoolest idee autoril on plaan korraldada ideekonkurss, mille põhjal saab siis arhitektuurilise teostuse, võib-olla tulevikus ka ehitatav ooperimaja, kuhu koliks siis rahvusooper. Midagi taolist nagu vist Sydneys. Nii et kui pooldate seda ideed, siis selle idee maksumus, selle konkurssi läbiviimine maksaks 50 000 eurot. Kui soovite selle poolt hääletada, siis valik on teie. Ja ongi tänane Viimsi Viva virtuaalklubi saade jõudnud nii kaugele, et kõik ideed, mis on pääsenud Viimsi kaasava eelarve rahvahääletusele, on kas siis autorite abiga või ilma teieni toodud. Ja nüüd on aeg hakata mõtlema, millisele ideele oma häält anda. Kaasava eelarve ideede rahvahääletus algab ise 1. novembril täpselt keskööl ehk siis kell 00.00 ja kestab 30. novembrini kellani 23.59, mille järel antakse kohe teada ka tulemused. Hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas. Iga hääletusel osalev isik saab anda hääli 3 endale kõige rohkem meeltmööda olevale ideele. Hääletada saab elektrooniliselt infosüsteemis Volis, kus tuleb end identifitseerides ID-kaardi, mobiil-ideega või smart-ideega paari hiireklikiga siis näidata üles, millised ideed teid kõige rohkem kõnetasid ja tegelikult saab hääletada ka siin samas Viimsi raamatukogus, kasutades infotöötaja abi. Esitada tuleb siinkohal olles siis isikut tõendavat dokumenti ja raamatukogu on avatud esmaspäevast reedeni 10 kella 8 õhtul ja laupäeval ja pühapäeval kella 10 kella 16 ehk siis 4 pärastlõunal. Ideede endaga saab tutvuda Viimsi valla kodulehel ja infosüsteemis Volis. Nii et head sõbrad, head uudistamist ja head hääletamist ning kohtumiseni Viimsi Viva virtuaalklubi järgmises saates.